Kas mäletate veel esimesi elektriautosid, Nissan Leafi ja Mitsubishi i-MiEV? Elektriautod, milledega sai sõita veidi üle 100 kilomeetri. Tänaseks on aga tehnika niivõrd palju arenenud, et isegi pistikhübriidid sõidavad sama palju või isegi rohkem ja mõnda neist kutsutakse lausa superhübriidiks. Seda rõõmsa konnanäoga linnasiipi kutsutakse Lincoln K08 ja tegemist võiks olla noortele mõeldud justkui Volvoga. Ja Volvoga on sellel autol üsna palju seost. Nimelt on see ehitatud samale platvormile, millele on ehitatud ka Polestar 2 ja kõik Volvo 40 seeria mudelid. Lisaks on see auto sõsarmudeliks uuele Volvo XC70-le ja selle auto disaini on teinud rootslased. Selle auto peakontor või õigemini Lincoln Co peakontor asub ka Rootsis, aga neid autosid pannakse kokku Hiinas. Seega on see enam-vähem sama palju Hiina auto, kui seda on Volvo. Aga mis selle auto huvitavaks teeb, on see, et see on pistikhübriid, seda pakutakse esirattaveoga, aga sellel on pea 40 kilovatt-tunnine akupakk, mis on umbes täpselt sama suur kui Renault 5 E-Techil või siis Fiat 500e elektriautol, ehk siis need kaks viimast on väiksemat tüüpi elektriautod, nii et pistikhübriidi mõistes on see akupakk ikkagi väga suur. Ja see kõik kõlab ju väga hästi, arvestades ka veel seda, et see auto on saanud Euro NCAPil 5-tärnise tulemuse. Iseenesest selle auto tagaosa näeb üsna nägus välja ja siin läheb jällegi selline natukene kupeelik joon mängu ja see auto on nii suur, et seda võiks välismõõtude järgi võrrelda pisut väiksemate Volkswagen Tyroni ja Škoda Kodiakiga. Küll muidugi need kaks viimast ei ole kupeeliku kerejoonega ja seetõttu on nendel pagasiruum umbes 250 liitrit suurem. Siin öeldakse 540 liitrit siit põrandast kuni laeni. See suur kate ei ole just kõige mugavam kasutuse poole pealt ja seda ei ole tegelikult mitte kuskile panna, kui sa tahad suuremaid asju vedada. Selle põhja all on olemas selline pisikene laigas, kuhu sa saad panna esmaabipaki, ohutuspaketi ja mõne laadimiskaabli, kui sa väga hästi selle ära pakid. Äge on see, et sulle pakutakse sellist kummist matti, mis on kohe spetsiaalne selle auto jaoks, et siit saad isegi sellise nüürijupi läbi panna ja siin all on ilusti siis kangast põhi subwoofer, 2 korralikku suurt kotikinnituskonksu, seljatoed saad alla klappida siis 40-60 suhtes, aga siin külje peal ei ole mitte ühtegi kangi selle jaoks, sa pead siit seljatoe pealt neid siis alla klappima ja elektriline ajam on ka luugil täitsa standardis olemas. Mootoriruumist leiab turboga 1,5 liitrise Rida 4 bensiinimootori, mis ühendatud elektrimootori ja 3-käigulise automaatkastiga. Koguvõimsuseks on 257 kilovatti, 615 newtonmeetrit. 39,6 kilovatt-tunnise liitium-ioon aku saab kodus täis laadida 11 kilovatiga umbes 2,5 tunniga ja kiirlaadimise võimsuseks on kuni 85 kilovatti. Lincoln K08 meenutab mulle kohati näiteks Aerosaabi või Opel Astra OPC-d. Ja seda seetõttu, et nendel autodel oli ka esisilla veoliste autode kohta liiga palju jõudu. Ja sellel autol on ka selgesti tunda, et seda jõudu esirataste jaoks on natukene liiga palju. Ehk siis sa saad selgelt aru, et sellel autol hakkavad rattad tühja mähkima ja see otsib pidamist ja kohati tänu sellele, et need rattad tühja käivad, muutub ka see auto alajuhitavaks. Aga kusjuures sa harjud sellega üsna kiiresti ära.
ja see, et ta veokontrolliga korraks laseb selle ratta ringi, korraks nina lohiseb pikemale, pole hullu. Ja kontrollid välja lülitad, siis see nina jookseb oluliselt pikemalt kuskile sinna suuna, kuhu tahab. Aga see on esiveoliste asi ja kui sa sellega hakkama saada. Vedrustuse häälestus on pigem nii Polestari kui ka Volvo vaheline kompromiss. Ehk siis kurvides on kerekaldumised mõistlikud, vedrustus loeb teekatet üsna hästi. Ehk siis Volvodel on see vedrustus pigem pehmemapoolsem ja Polestaridel jäigem. Rooliga on niimoodi, et sa saad menüüst seda keerata ka raskemaks ja jäigemaks ja tagasisidega on selline lugu, et kui rattad tühja käivad, et siis sa saad ikkagi kergelt aru, et esiratastel ei ole pidamist. Piduripedaaliga on kõik hästi, ehk siis see on lineaarne ja 2,1 tonnine auto saadakse vägagi mõistlikult seisma ja kiirendus 0-100 6,8 sekundit, mis on muide kiirem kui Volkswagen Tayronil ja Škoda Kodiaqil, millel on siis 200 kilovatine pistikhübriid. Siin tagaistmel, vaadake ise, ruumi küll, aga põlveruumi, nii et vähe pole. Jalad saab esimeste istmete alla panna, pearuumi on ka parajalt. Kuigi ma ütleks, et kui ma oleksin umbes 2-meetrine, siis oleks pea vastu lage. Istmepõhi on ka vähemalt nii kõrgel, et jalad on toetatud, seljatoe nurka on võimalik reguleerida, aga minu jaoks on natukene harjumatu see, et siin seljatoel all on justkui nagu nimmetugi ja see surub ala seljale natukene harjumatult, vähemalt minu jaoks. Materjalid, kõik sellised pehmed on sellest plastikut, siis on justkui nahkjat materjali ja siis on siin üleval selline käepide, allkäepide ja neid saad nagu laekana kasutada, uksetaskud ilusti olemas, aga need võiksid olla polsterdatud. Siis siin on ilusti olemas ka seljatoe sees selline tasku, käetugi, 2 topsihoidjad niimoodi, et need ei sega, käetugi mõnusalt kõrgel, võiks veidikene pikem olla. Tavaline USB-pesa olemas, USB-C pesa olemas ja moorvarustuses on olemas tagaistme soojendused ja 3-tsooni kliima. Aga sa tagaistujana ei saa sisse lülitada istmesoojendusi ega ka reguleerida kliimat. Seda kõike saab juhtida ainult eest multimeedia ekraanilt. Lisaks see auto ei ole seest musta värvi, vaid see on sinine ja siin on sellist kuld ja vasekarvatooni elemente, mis siis jätavad justkui mulje, nagu tegemist oleks kupraga. Ja kui sa tahad heledamat sõitjate ruumi, siis see on ka tegelikult valikus olemas, aga see on seotud teatud auto välisvärvidega. See suur katuseluuk lisab siia avarust ja siis siin tagaistmel on olemas 2 Isofix kinnitust ja ees kõrvalistujal on ka Isofix kinnitused olemas. Ja kui siin 3 olla, siia mahub väga ilusti 3 täiskasvanut ära, siin on ruumi nii laiupidi ja on jalgadele ruumi, nii et igati ruumikas auto. Ka juhi koht on hästi nägus, pehmed materjalid, visuaalselt ilus vaadata, praktiline, justkui hästi läbimõeldud, korralikud uksesahtlid, küll muidugi võiksid olla sees polsterdatud, täpselt samamoodi ukse peal nagu tagagi on esimesel uksel all on üks niisugune tasku ja üleval tasku, kus sa saad tegelikult ka ust kinni tõmmata. Samamoodi ka raamita aknad, mis muide minul talvel pole kinni jäetunud. Füüsilised nupud ilusti rooli peal, kõik käigukangid, asjad olemas, see auto läheb käima niimoodi, et istud sisse, tõmbad käigukangi ja juba sõidadki. Ja seisma jääb nii, et paned pargi peale ja tuled autost välja ja uksed kinni ja nii ongi. Ehk siis käivitusnuppu eraldi ei ole. Küll muidugi siit menüüst saad sunniviisiliselt selle käima panna ja muide saad siit menüüst ka sunniviisiliselt panna selle auto akut laadima. Laegaste poolega pealt on nüüd niimoodi, et siin ees on 2 juhtmevaba laadijat, väga mugavalt pandud, nii et tuled autosse, võtad telefoni taskust välja, saad kohe hästi mugavalt siia paika panna, väga hästi laeb telefoni, need ei sõida siin ringi, nii et kõik väga hea.
2 topsihoidjat olemas, kui tahad, saad topsihoidjate kohad siis muuta laekaks ja muide topsihoidjate all on veel selline väiksem salalaegas, kuhu saad näiteks rahakoti panna. Käetugi on pealt hästi kõva, kuigi selline kumm ja materjaliga ja siin sees on ka siis korralik laegas ja 2 USB laadimispesa. Kindalaegas ka olemas. Kindalaeka avamiseks on 2 võimalust, kas siin armatuuri alt vajutad nuppu või siis teed siit ekraani pealt selle lahti ja muide siit ekraanilt on võimalik see kindalaegas niimoodi siis lukustada, et keegi teine peale sinu seda lahti ei saa. Harjumist vajab ka laevalgusti, sest pimedas ei ole näha, kuhu peaks vajutama, et siis laelamp põlema läheks. Istumisasend minu jaoks kohati natukene liiga kõrge. Sooviksin umbes 5 sentimeetrit madalamal istuda, siis oleks kõik see armatuuri suhtes hea vaade, rooli suhtes mugav vaade ja siis ma istuksin siin autos ikkagi justkui nagu sõiduautos. Praegu ma istun üsna kõrgel ja muide nii kõrgel, et pea ja lae vahele mahub rusikas veel ja muide see iste on kõige alumises asendis. Iste ise on parajalt toekas, piisavalt pikk, siin on massaaži funktsioon olemas, siin on istme soojendus olemas, siin on istme jahutus olemas, roolisoojendus on ka veel olemas. Mis siis harjumist vajab, on see, et see näidikute paneel on nii, nagu ikkagi Hiina autodel on, ehk siis liiga palju müra ja tekst on üsna pisikese kirjaga, et see võiks olla suurem ja siin võiks vähem müra olla. Aga kui sa tahad, siis sul on võimalik siia ka navipilt kuvada ja navipildi puhul on niimoodi, et kui sul on Apple CarPlay Android auto ühendatud ja sa näiteks navigeerid Waze'iga, siis Waze'i pilt kuvatakse siia näidikute paneeli. Lisaks on sellel autol veel olemas ka pukseerimisfunktsioonid. Erinevad lahendused vastavalt sellele, kuidas sa seda autot vedada soovid. Helisüsteem on Harman Kardonilt, see on väga mahlakas, see on vali ja see on lausa nii vali, et uksepolstrid hakkavad kergelt vibreerima ja häält tegema. Multimeedia menüüde ragastik on nii nagu Hiina autodel ikka. See vajab harjumist, mingid asjad on loogilistel kohtadel, mingid asjad mitte, aga see-eest häälkäsklused töötavad 95% õieti. Nii nagu kõikidel teistel Hiina autodel ja siinkohal Euroopa autotootjad võiksid ikkagi snitti võtta. Lisaks on sellel autol ka selfie kaamera olemas, see muidugi töötab koha peal ja sellega saad siis pilte ja videoid teha kõikidest inimestest, kes siin autos on. Siis on erinevad sõidurežiimid olemas, saad siin sisse välja lülitada ka erinevaid sõidu- ja ohutusabilisi. Nende välja lülitamiseks ühtegi kiirtee lahendust ei ole ka ühtegi sellist profiili, mille teed valmis ja siis vajutad ühte nuppu ja kõik asjad on väljas. Ehk tahan öelda seda, et sa pead ikkagi siin menüüde rägastikus surfama, aga sa harjud selle kõigega ära. See on hea asi veel, et Apple CarPlays Android autos kliimapaneeli nupud ja kiirteenupud ehk siis põhinupud jäävad siia alla kindlasti alles, seega need ei kao ära siis, kui sa oled Apple CarPlays või Android autos. Igapäevasel kasutusel meenutab mulle see auto tegelikult Volvot väga palju ja ma ütleks, et tavalisele pereisale või pereemale on see auto küll ja rohkemgi veel. Esiteks, see on vaikne. Ilusa ilmaga on väljavaade sellest autost suurepärane, küll aga tuleb arvestada ikkagi talvel lumesajus sõites, et kojamehed ei pühi esiklaasi korralikult puhtaks, ehk siis see ala, mida kojamehed pühivad, on üsna väikene ja siia vasakule poole A-piilari kõrvale jääb umbes sama lai riba, nagu see A-piilar ise on ja paremale poole jääb klaasi ülesse serva ikkagi üsna suur ala, mida puhtaks ei pühita ja kui sa näiteks linnas valgusvoori taha seisma jääd, siis sa pead ennast ettepoole niimoodi kallutama, et siis näha, mis tuled valgusvooris põlevad. Ka tagaklaasist väljavaade lumise ilmaga on ikkagi selline, kus väikene kojamees väga hästi seda klaasi puhtaks ei suuda pühkida ja sa pead kasutama neid suuri Volvo peegleid, mis tegelikult näitavad väga hästi, mis selja taga toimub. Erinevad sõiduohutusabilised töötavad ilusti korrektselt, küll Hiina autodele kohaselt kipuvad need
häälitsema ehk siis mingisuguseid helisignaale andma mõttetult palju. Ja kõige rohkem mind häirib just see juhi jälgimiskaamera, aga see on kohustus ja see on tänasel päeval kõikidel autodel peal ja nendel kõikidel autodel see enamasti hakkab esimesel 5 kilomeetril minu peale karjuma, et ma võiksin teed jälgida. Nii et see töötab ka siin täpselt nii, nagu ta peaks toimima. LED esituled on suurepärased, need näevad küll väikesed välja, aga teed valgustavad ülimalt hästi. Ehk siis väga ergas valgus, väga laialdase valgusvihuga ja kuna tegemist on LED-matrix esituledega, siis need pidevalt mängivad ja valgustavad teed maksimaalselt. Selle auto puhul leian ma, et on kõige kõvemaks trumbiks just elektriline sõiduulatus. Tootja lubab 200 kilomeetrit akutäiega ja mina sain talvel külma ilmaga 195 kilomeetrit arvutuslikult ja see on tõesti väga-väga hea. Ükski teine pistikhübriid ei suuda nii palju akutäiega sõita. Jämedalt võiks öelda, et teised pistikhübriidid sõidavad umbes poole vähem. Ja kui aku tühjaks saab, siis tootja lubab pisut üle 6 liitri 100 keskmiseks kütusekuluks ja mina sain 5,1 liitrit, mis on ka tegelikult üsnagi mõistlik. Võiks isegi mõne diiselmootoriga võrrelda seda kulu. Hinnaga on sedasi, et baashinnaks on 50 000 eurot ja selline kõikide lisadega auto maksab 55 000 eurot. Kui ma siia võrdlusesse võtaksin Škoda Kodiaqi, siis ma tegelikult seda hinnavõrdlusesse ei taha võtta. Puhtalt sellepärast, et Eestis Škoda Kodiaqi saab 150 kilovatise pistikhübriidmootoriga, mitte 200 kilovatise pistikhübriidmootoriga. Küll aga Volkswagen Tayroni saab 200 kilovatise pistikhübriidmootoriga ja selle hind on, või õigemini baashind on samas suurusjärgus nagu sellel autol, kui jätame Volkswageni soodushinnad kõrvale. Aga kui seda Tayroni hakata ajama võrdväärsesse varustusse Lincoln Q08-ga, siis on lõppude lõpuks 08 ikkagi soodsam. Lincoln Q08 on pistikhübriidide vaates tänasel päeval konkurentidest kaugel ees, sest nii pikka elektrilist sõiduulatust ei paku keegi teine. Ka energiakulu on arvestatavalt väike, aga mõned ergonoomikavead vajavad harjumist.